Oleme praegu Kadrioru pargis ja see, mis meid kõiki ümbritseb, see on fantastiliselt ilus. See pink, millel me istume, see on ka ilus, aga see kõik on mateeria. Täna aga me räägime ühest teisest maailmast, see on vaimne maailm. No, esiteks tahaks kohe reageerida sellele, olete te sellest kindel? Kas te tahate sellest rääkida? Täpselt nii. Nagu psühhiaater küsib. Me oleme ju tulnud ühiskonnast, kust sellest eriti ei räägita. Ja väga paljude jaoks aastakümneid oligi niimoodi, et seda maailma ei olnud üldse olemas. Ja see pärand on jäänud meie ühiskonda siiamaani. Et väga paljude inimesteks vaimsed asjad, vaimne maailm, vaimsed olendid ja kõik muu niisugune asi on täiesti udujutt lihtsalt, seda ei ole olemas. See on nagu päkapikku usk või mingisugune muu asi. Ja iseenesest mõistetavalt, kuna vaimul on otsest pistmist religiooni või usuga, siis automaatselt läheb Jumal ka sellesse kasti. Ja nii võibki netist leida sellist kommentaare, et kuidas seal on ka päkapikku usk või millal see umbes suureks kasvad, eks ole, et ma ei usu mitte midagi, mida käega katsuda ja nii-öelda rahaks teha ei saa. Et see on üks võimalus kaheldamatult maailma näha ja me loomulikult ei saa ju öelda, et meie maailma nägemus on see ainuõige, see kõige õigem, et mitte midagi õigemat ei olegi olemas. Aga ometi see on kummaline, et kõigi maailma rahvaste kultuurid, mida nad ka uskunud ei ole ja millal nad ka elanud ei ole, kui erinevad nad on olnud oma ühiskonna, pere ja kõige muu sotsiaalse käsitluse poolest, ühes on nad kõik ühel meelel, et vaimne maailm on olemas. Ja et surmaga elu ei lõpe ja et midagi läheb veel edasi. Ja see on nüüd niisugune küsimus, mille üle tänane inimene tegelikult ühtlasi mõtleb ja teistpidi ta kardab mõelda. Sest et nagu me näeme ka meedias ja filmides, surm on kohutavalt fetišeeritud. Ühtepidi meil on ühiskonnas surmakultus täiesti otsene. Kui me vaatame, igal pool on noortel on pealuud, iseenesest mõistetavad kõige vingemad autotuuningufirmad panevad sulle kolvad kuhugi, eks ole, inimesed on igast kontide ja kolpade ja kõige muude niisuguste asjadega ehivad ennast igal pool, tähendab, et surm on nagu midagi eriti vinget ja see on nagu teataval määral, see hirm on tagurpidi pööratud nagu bravaadoks, et tead, ma ei karda seda ja mul savi ja muud niisugused asjad. Aga teistpidi see signaliseerib, et ta ei ole õige koha peal. Kui sa vaatad vanemaid kultuure, kas või lähenevad loodusrahvaid, sa näed, et nende jaoks surm on midagi täiesti loomulikku, ta on protsessi loomulik osa. Ja seda, mis on enne surma, koheldakse nagu austusega ja surma ennast koheldakse nagu mingisuguse, mitte küll väga meeldivana, aga ometigi ühe niisuguse loodud protsessi osana. Ja inimesed lähevad sellele vastu rahuga ja seda ei eitata, seda ei fetišeerita, sellest ei tehta ometi kultust niimoodi. Ja teisest küljest meil on nii, et surmast ei tohi rääkida. Me tõrjume surmamõtteid viimseni eemale. Samas kõik terved kultuurid, kes on enne meid elanud, nad vastupidi kohtlevad elu niimoodi, et see ongi valmistumine astumiseks üle selle teadmatuse piiri. No inimesed küsivad, et kas on elu olemas peale surma. Ja see on üks levinumaid küsimusi paljudel inimestel. On küll, jah. Ja me võiksime öelda, et on tark usaldada inimkonna ühtset empiirilist kogemust. Ja see tähendab, et kui see nüüd kokku panna kõik ühte patta erinevatest kultuuridest, siis me saame väga kindla vastuse, et jah, on küll, elu ei lõpe surmaga kohe päris kindlasti. Ja piibel ütleb meile, et igal inimesel on määratud ükskord surra ja pärast seda on kohus. Ja meile tundub, et see kohus on midagi nii hirmsat, et see peaaegu et pääseks sellest kohtust, aga see kohus ei ole tegelikult ju midagi muud kui see, et sind kaalutakse, hinnatakse, kelleks sa oled siin muutunud. Ja meil on väga populaarne rääkida, et me ei toonud siit nagu mitte midagi, me siia maailma ei toonud, mis on tegelikult vale, me tõime ju kõik oma anded ja võimalused head või kurja teha, eks ole, ja me ei vii siit ka mitte midagi ära, tegelikult me viime siit ära tehtud teod ja selle, kelleks me oleme kujunenud. Et need on mõlemad väga suured asjad tegelikult. Ja lõpuks meid siis nagu hinnataksegi, meid kaalutaksegi, me kas siis kvalifitseerume millegi jaoks edasises või ei kvalifitseeru. Aga rääkides nüüd vaimudest, surmaga seostub vahetult see lugu, et kui inimese surmaga, füüsilise keha surmaga kõik ei lõppe, siis see, mis edasi elab, see on siis hing või vaim. Et me ütleme nagu selle kohta erinevad nimed, eks ole. Piibel lahutab selle asja lausa kolmeks. Ja Uus Testament räägib hingest, vaimust ja ihust. Et vaim, hing ja ihu isegi niimoodi. Ja siis vaimu all mõistetakse seal siis seda kõige sügavamat olemust inimese, millel on muide omaette võime teada asju ja vastu võtta ja saada informatsiooni.
ja ka välja saata informatsiooni. Nii et on kohti, kus näiteks meie vaim teab, kuidas mõni asi on, aga meie pea ei tea seda, meie mõistus ei tea seda. Ja piibel räägib ka sellest, et on olemas üks palvemeetod, kuidas meie vaim palvetab, aga mõistus ei saa üldse aru, mis toimub. Mõistus on nagu täiesti, inglise keeles on niisugune sõna nagu bypass ehk möödaminek või ümber. Mõistus on nagu välja lõigatud sellest ahelast üldse, et ta lihtsalt vaatab totra näoga pealt, ta ei saa aru, mis toimub. Aga meie sügavam olemus saab kommunikeerida teiste inimeste ja Jumalaga otse niimoodi. Ja ka kultuuris on näha, et need inimesed, kes järgivad oma vaimus olevat, nende sõnumid on kaalukad. Nende sõnumitel on nagu läbilöögi jõud hoopis. Need, kes nagu hinge tasandil, tunnete, mõistuse, emotsioonide tasandil need on nagu kergema kaalulised, aga need, kes räägivad sügavamatest asjadest, mis puudutavad seda olemise aluseid, et nende sõnumitel on nagu suurem kaal üldse. Ja kui nüüd rääkida vaimust, siis muidugi kohe tekib küsimus, aga kui inimene on vaimolend, kes elab kehas ja kellel on siis hing ja mis tähendab siis mõistus, emotsioonid ja tahe, eks ole. Et siin näiteks tänased ajuuuringud on ju näidanud, et meie aju ei ole tegelikult meie intellekti nagu tootja, vaid et aju on pigem meie tegeliku mina, mis on vaimne, mis on meile nagu nähtamatu isegi, et selle intellekti ja selle olemuse ja materiaalse maailma nagu vahelüli. Tõlkija. Interface, tänane arvutis on selline interface. Paned vahele mingisuguse jupi, mis võimaldab ühel seadmel teise asjaga kommunikeeruda. Et meil on samasugune asi, et ajuuurijad on tulemas samasele seisukohale. Ja nüüd see on huvitav, et kui me räägime nendest vaimsetest asjadest, siis ajul on võime siis tõlkida asju, nii-öelda vastu võtta ja vahendada neid asju. Ja see nagu paneb asjad täitsa teisi perspektiivi üldse. Ja me teame näiteks, et surma hetkel inimene läheb kergemaks, konkreetselt mingi arv gramme, eks ole, ma ei mäleta, kas see oli 43 või 34 grammi, mis see oli. Et see konkreetne number ei olegi oluline, aga see on kõigil ühesugune. Ja et on täis selge, et see on olemas ja niisugused asjad on olemas. Samamoodi on olemas üldiselt tuntud nähtused inimestest, kes pärast surma ei ole rahu leidnud, kas nad kummitavad siin, ilmuvad seal ja kobistavad ja annavad sõnumeid ja nii edasi. Aga kuidagi on teada, et nagu kogemuslikult, me ütleme selle kohta empiiriliselt, on siis teada, et niisugused asjad on olemas. Mida sa ütleksid sellistele inimestele, kes ei ole üldse kokku puutunud vaimse maailmaga või usuga ja nad tunnevad hirmu selle teema ees? Esiteks, et need on asjad, millesse tuleb suhtuda nagu lugupidamise ja aukartusega. See on punkt 1. Kohe päris kindlasti, sest et need ei ole asjad, millega tuleks hakata julgelt eksperimenteerima, pea ees hüpates sisse asjadesse, millest ei ole mingisugust aimu. Sest vaimsed asjad on väga suure mõjujõuga ja ütleks niimoodi, et seal võib endale ka nagu pöördumatult viga teha. Et see otsingutes tasub olla ettevaatlik pigem kui liiga julge. Ja ma tuleks selle teema juurde nagu sellest nurgast korraks tagasi, et kui inimene on vaim, siis tekib otsekohe see küsimus, et aga kas on veel vaime peale inimese? Piibel ütleb näiteks, et Jumal on vaim. Ja et need, kes teda kummardavad, peavadki teda vaimus kummardama ja tões, mis tähendab siis oma sügavamas olemuses ja siis ehtsuses, päris, see kõik peab olema päris, mis tuleb meie sügavamast olemusest, tähendab. Ja loomulikult me saame aru, et see on vastavuses ka Jumala reeglite või Jumala standarditega, see on iseenesest mõistetav. Aga siis nii-öelda meie hinge tehtud religioon ei ole siis nagu see, mis on see, mida Jumal tegelikult ootab. Ja sellest tulenebki, et väga palju niisugust nagu täna ka kiriklikku aktiivsust on pühendatud selleks, et inimene saaks hingekosutust. Aga tegelikult tema vaim on sageli haavatud ja näljas ja tal on vaja reaalset abi. Tal ei ole vaja hingekosutust, tal on vaja vaimulikku abi. Ja on olemas siis vaimsed tõsiasjad, vaimsed seadused ja on olemas vaimulikud niisugused, kuidas ma ütlen, protsessid, mida tuleb tundma õppida. Ja Jumal on need väga selgelt oma sõnas väljendanud. Ja nüüd ütleme, kui me räägime igasugustest muudest vaimudest, siis kohe esimene asi, mis kohe tuleb ette, on see, et kas kõik vaimud on head. Selgub, et ei ole head. On osa vaime, kes on negatiivsed, kes on kurjad. Vaimolendid võivad meile kurja teha. Ja mitte kõik neist ei ole ohutu. Võiksime isegi niimoodi öelda, et isegi Jumal ei ole ohutu. Ta on küll hea, aga keegi minu meelest C.S. Lewis oma Narnia lugudes
võrdleb teda, rääkides Lõvi Aslanist, et kas ta on ohutu. Ei, et ta on kõige ohtlikum elukas, keda sa võid ette kujutada, aga ta on hea. Et siin on nagu väga suur vahe. Ja et neid asju tuleb hakata nagu uurima ja endale selgeks tegema punkthaaval. Ja kindlasti enne, kui lubada endale sisse enda ellu, oma mõistusesse, oma kehasse, mingisugust suvalist olendit, ka vaimolendit, kes justkui räägib, kommunikeerib ja väidab, et ta on see või teine, siis tuleks uurida, kes ta tegelikult on ja mis on juhtunud nendega, kes temaga eelnevalt on kommunikeerunud. Mida siis peaks inimene tegema, kuidas hakkama vaimset maailma tundma õppima? No esiteks ikkagi lähtuda sellest, kes on hea ja kes ei ole. Võt siin on üks väikene niisugune konks on selle asja sees ja konks seisneb nimelt selles, et mitte kogu informatsioon, mis selles asjas saada on, ei ole ohutu. Väga sageli on nii, et informatsiooniga tutvumine teeb sind juba osaks sellest millestki. See on nagu, ütleme niimoodi, et sa ei saa ennast liimiga tuttavaks saada ilma liimiseks saamata. Ja on olemas nii, et need asjad nagu kleepuvad külge teataval määral. Kui sa tegeled nende asjadega, loed seda informatsiooni, osa nendest nagu saab mingil määral ligipääsu sulle. Ja nüüd sa pead otsustama selle järgi, mis see ligipääs sinuga teeb. Kas see on nagu hea või on see halb või mida, mis mõju see omab sulle. Esiteks, teiseks on see, et kaheldamatult tasuks meelde jätta ja uurida neid inimesi, kelle elu on nagu kvaliteetne. On näha, et see, mida nad teevad, see omab ühte üleloomulikku jõudu. Või et nende elu on väga muutunud, kas nagu negatiivsest positiivseks. Seal on midagi väga, väga head juhtunud, mingisugune kvaliteedi hüpe on toimunud. Ja kui sa uurid, siis selle taga on tavaliselt alati vaimsed asjad. Ja küsida, et mida nad leidsid. Ja hakata sellest otsast peale, sest et kui nüüd nagu küsida, et milline on see turu pakkumine, no turul pakutakse kõike, absoluutselt kõik. Ükskõik mida tähendab, pakutakse seda, paljudel on selline illusioon, näiteks müüakse seda illusiooni, et sa võid kasutada vaimseid asju oma huvides. See on nõidumine. See on üsna tavaline. See on üsna tavaline. Nõiume näiteks selle ära, paneme sellele needuse tähendab, eks ole, et tal vihmavari kõhus lahti läheks, eks ole. Võt see, teeme niimoodi, et see armuks minusse, eks ole, või et see, kes kohtus kaotaks näiteks või muidugi see tõsiasi, et seda kasutada näiteks poliitikas ja suures äris on väga paljudes siiani varjatud. Sellepärast, et meil on väga laialt levinud arusaam, et kui sa oled nagu äriinimene, sa oled praktiline, normaalne inimene, sa usud seda, mida sa käega saad katsuda, mingiste vaimudega sul ometi tegemist ei ole. Ja tegelikult on vastupidi. Tegelikult on need, kellel on eriti suure äriga, eriti vinge värgiga on tegemist, nendel on väga olulised koosolek, kus põhilised vaimsed asjadega tegeletaksegi. Ja vaimudega on alati niimoodi, et sa ei saa vaimu kasutada, ükskõik millist vaimu. Niimoodi, et see vaim lõpuks ei osutuks kasutavad sind. Sest lõppkokkuvõttes on vaimsed olendid kõrgemad kui inimene. Täpselt nii. Ja selles mõttes, et inimene on alles õppimas. Ütleme niimoodi, et vaimuolenditel on nii, et sa ei saa kasutada kedagi niimoodi, et tema lõpuks ei kasutaks sind. Just nimelt. Ja see on nüüd küsimus on, kes see on, kellega sa kokku puutud. Jumala puhul on see sama, täpselt sama. Sa ei saa kasutada Jumalat nii, et lõpuks Jumalat ei osutaks oomavat meelevalda sinu üle. See ei ole võimalik. Ja samamoodi on ka kõige kurjade vaimudega, nagu me nimetame neid. Et on olemas selline mõte, et me võiksime uurida välja struktuuri, kuidas see kõik on ehitud, mis tasandid seal on, mis maailmad seal on, millised seal valvurid vahepeal on või millised tugevad tegijad ja mõjuväljad ja kõik nii edasi. Ja siis hakkame sealt ühte teise vastu kasutama ja malet mängima ja niimoodi. Ja see kõik on võimalik, aga ma ütleks veel kord, et jah, sellel ei ole väga palju nagu mõtet, sellepärast, et sa ei saa muuta midagi. Selgub, et ikka kõige suuremad tegijad selles vallas on avastanud, et muuta nad mitte midagi ei saa. Nad saavad ainult ajutiselt painutada asju, aga nii kui nad selle jõu mõju lakkavad, see asi läheb endiseks tagasi kohe. Ja seda sama näiteks ütleb Saalomon oma tarkuse raamatus, et kõik on tehtud igaveseks, et seda ei ole, siin ei ole midagi juurde panna, midagi see ära võtta. Meil ei ole seda ligipääsu võtit, et seda muuta. Ainuke, kellel see on see, kes selle kõik on teinud. Just nimelt. Ma tahtsingi öelda, et inimene, kes huvitub vaimsetest asjadest ja tahab vaimse maailmaga kokku puutuda, oleks kõige targem pöörduda bossi poole ja tema siis annab juhised, mida, kuidas ja millisel viisil. Piibel ütleb meile niimoodi, et ärge tegelge nagu nende viletsate maailma algjõududega, vaid minge üles, minge tegelge kuningaga. Ja nüüd, mis meie tänane see jutt tegelikult viibki sinna välja, et Jumal on oma poja läbi avanud meile ligipääsu otse trooniruumi. Täpselt nii, jah.
ja ta ütleb, et me oleme hinnalised ja me ei peaks asja ajama ei farmitöölistega, ei mingisuguse hankeosakonnaga, koristuspealikuga ega mitte protokolliosakonna või kellegi teisega, vaid me saame minna otse kuninga juurde, meil on audients ja minna ülevalt alla. Need asjad lahenevad niimoodi kõige paremini. Kõige parem kokkulepe on kokkulepe kuningaga ja kõige parem asjaajamine on asjaajamine kuningaga. Aga see loomulikult toimub esiteks lugupidamises, teiseks nagu siiruses ja ehtsuses, et seal ei ole võimalik nagu võltsida, seal ei saa midagi mängida või seal ei saa niimoodi mingit oma asja ajada, see ei lähe läbi, siin nähakse läbi nagu röntgeniga, selles mõttes sellel ei ole vähimatki mõtet, et sa üritad kavaldada seal või mingit oma asja ajada. Et see nagu paganlik arusaam, et noh, räägime jumalal suud silmad täis seda, mida ta justkui kuulda tahaks, eks ole, ja siis sealt vahelt võtame siis selle välja, mida meil nagu vaja on tegelikult. Et see plaan väga pikas perspektiivis ei tööta, siis osutub, et me oleme ise endast kavalamad olnud ja selgub, et me oleme ikka nagu väljas oma asjadest. Aga jah, see, et see vaimne maailm on olemas, seda tuleks faktina teadvustada ja see kõigepealt, no lihtsalt ütleme nii, et me peaksime oma maailmapilti avardama ja võib-olla mitte uskuma kõiki jutte ja kõiki asju, aga vähemalt võtma seda tõsiselt ja olema valmis õppima. See on vähemalt esimene nagu arusaam. Ja kui me hakkame seda asja uurima, seda temaatikat, siis me avastame, vaimsed asjad on kõikide asjade taga. On nad siis poliitika, on see äri, on see mingi religioon, on see ühiskond, no mis tahes. Võtame kunst, kultuur. Ei ole midagi, milles ei oleks vaimsed asju taga. Ja nendes asjades orienteerumine on meie jaoks, ma ütleks, et kriitilise tähtsusega. Ja see on kahjuks asi, mida eriti kuskil ei õpetata. Kuna me otseselt selles osas kaasa rääkida ei saa, siis on meil mõistlik minna giidi juurde, kes kõik on loonud ja küsida temalt ja mitte minna ise torkima nendesse kohtadesse, milles me ei ole kodus või mida me ei tunne. Või isegi võib olla ohtlik. On küll ja et siis õppima. Esimene, et hakkame oma maailma pilte avardama, aga teeme seda vaadates ette ja andes aru endale, et need asjad ei ole ohutud. Et nendel asjadel on tugev mõju ja et see võib meie maailma täiesti teistsuguseks muuta. Et noh, ütleme, tegelikkus on, minu jaoks on võib-olla see, et me tegelikult puutume reaalsusega kokku. Siiamaani me oleme näinud osa reaalsusest, nüüd oleks viimane aeg nagu näha ka teist osa reaalsusest. Et siis me saame nagu tegelikkusele vastava adekvaatse maailmapildi.